Ping. Eriolukorra KFcast ja täna meie Hubase stuudios on ei keegi muu kui Taavi Tenso, meie ammune hea sõber ja nüüdseks siis EBA Eesti Barmenide Assotsiatsiooni president. Ta tutvustab ennast kohe, mida sa veel peale seda EBA presidenti sa teed, aga eelkõige ma tahaks küsida, sest meid vaatavad ikka inimesed, kes on baarindusest nii distantsed kui võimalik on. Mis asja on EBA, miks on tähtis olla selle asutuse president ja kuidas see tavainimese elu muudab? Proovin seal algust teha, et ma ei teagi see, et miks on tähtis olla EBA president. Ma ei teagi, kas see nüüd on tähtis otseselt, aga natuke näge tunnen küll. Keegi peab ju seda eest vedama. Keegi peab ikkagi see bussi võtama lõpuks. Aga mis on EBA on siis, ongi baarmenite ühing, erialaliit, mis on siis loodud selleks, et edendada kokteilikultuuri ja tõsta sellist üldist teadlikkust selle eriala just kui nagu päris töö, päris oskuse. Lifestyle tegemise. Et see on see põhiasi, et see ei olegi siuke ettevõtete kogum, see on pigem baarmenide kogum. Ja kui vana see asutus on? Ja see maailmapildis on kõige vanem organisatsioon on Saksa, kes on üle 100 aasta vana. Nii vana? Nii vana, jaa. Ja no seal nagu vanad organisatsioonid, kes Šveits, Itaalia, need on kõik siuksed 80+. Eesti on ka tegelikult oma nagu vabariigi ajagaloo kohta, ma arvan, päris pikk asi, et alates 94. aastast, suurt algusest ja tänu just Soome. Nõukogude sõdurid välja, EBA kohe püsti. Kes tegelikult kes olid need vennad, kes sellega nagu hakkama said, olid tegelikult soomlased, kes aitasid meil nagu seda asja teha, et need vanakooli lood on päris kuulid. Kuidas Soome tüübid kutsusid eestlasi, et tulge MM-ile ja tulge nendel asjadel, et see on nagu lahe. Ja nad põhimõtteliselt vedasid kaasa ja plekkisid seal asjaga alustuseks kinni, sest eestlastele tegelikult raha ei olnud. Ja mis ongi, ma arvan, nagu sellised põhilisemad asjad selle EBA juurde ongi see maailmameistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused, mille võitja siis sõidab maailmameistrivõistlustele, et eks see on nagu üks suur EBA asi, et ilma selle organisatsioonita me seal ei oleks. Ja samal ajal on kogu see haridustegevus selle koolitamise all, et meil koolituskeskusega koolitame ikka päris palju baarmene iga aasta igasugustel erinevatel teemadel ja levelitel. Kas see on nüüdseks juba just kui kutseharidus või veel mitte ametlikult või nüüd on ju? Ja see on tegelikult nüüd nagu väga värsked uudised, et jälle et see eriolukord jõuab tegeleda asjadega, millega muidu ei jõua. Et me saime just Töötukassa ja Eesti riigiga, nii et ka Töötukassa hakkab meile nüüd saatma inimesi, kes soovivad ennast sellele erialal täiendada. Ja see on kutseeksam, et sa saad olla paberitega baarmen. Endal on see paber alamas või? Ma olin esimeses grupis, kus öeldes. Olid või? Ma olin esimeses grupis kunagi ja nii-öelda, kui see esimest korda see kutseeksam koostatud sai. See oli mingi aasta 2 tagasi või? Ei, see oli, ma läksin Liviko ehk siis... See oli 3+, jah? No Livikos ma olin 4, ma olen sealt ära mingi 5-6 aasta tagasi, ma arvan. Et selles mõttes seda on nagu, aga see ei ole kohustuslik, ehk siis tegelikult ongi natuke see olukord, mida me ise tahaksime rohkem nii-öelda edendada veel, et see asi oleks rohkem kohustuslik. Nagu tööandja poole? Nagu selles mõttes, et inimene, kes serveerib alkoholi, teaks sellest rohkem kui tavatarbija. Et me näeme, et see on nagu see, mida me tahame jällegi EBA nagu väga südameasi edendada seda poolt. Ja see on siis ikkagi mittetulundusühing on ju? See on mittetulundusühing. Või sa cash'id sealt nii rohkem cash'id? Ülilahe töö selles suhtes. Ülihea töö, et raha ei saa. Aga no feim tuleb kohasti sellest vähem. Muidugi, härra president. Härra president juba töötab. Okei, päris cool. Praegu, kuidas praegu lood on? Et päris pöörased ajad on ees on ju, või mis ees, käimas praegu juba. Et kuidas, või mis toimub üldse? Mis toimub on, ma arvan, ülihea küsimus üleüldiselt, et minu jaoks on see kõige keerulisem tegelikult olukord, on see EBA osa sellest kõiges, et minu enda mingisugused sissetulekud, mida enam ei ole täna, aga ma saan hakkama. Siis see EBA nagu roll ongi minu jaoks kõige challenge, tegelikult tahaks aidata, tahaks
lahendada mingi probleemi. Aga ma nagu ei näe nagu neid käike, et me teeme tegelikult juhatusega väga aktiivselt siiamaani tööd, rohkem kui me teeks seda tõenäoliselt tavaolukorras, kus ka meil muud kohustused on. Ja me kogu aeg genereerime, mõtleme, et me hakkame nüüd jõudma siin mingite võib-olla online lahendusteni, aga et nagu anda mingi kas või hea tuju kellegile, et ongi nagu rasked ajad, võib-olla piisabki lihtsalt mingitest toredatest märkamistest, et meil on plaan teha lood nii-öelda selliste EBA mingite ägedate liikmetega, tutvustada neid läbi oma sotsiaalmeedia, et lihtsalt anda neile nagu mingi tore asi on ja teha ise midagi. Aga selliseid reaalseid asju, mis selle mure praegu ära lahendaks, meil ei ole. Jah, sest põhimõtteliselt võib öelda, et praegusel ajal terve meie valdkond sai esimese löögi selle eriolukorra ja kriisiga seoses on ju. Nii võib öelda küll, ma arvan jah. Kogu meelelahutus, korega, turism on ju. Ja kõik sõbrad, DJ-d, fotograafid on täpselt samamoodi, laiutavad käsid ja mõtlevad. Ja lähevad metsa istutama on ju. Lähevad metsa istutama, paap läks metsa latvu lõikama on ju. Ma tean, ta käis ju meil äkki esimeses või teises KFCastis on ju, et rääkis, kuidas ta puudu otsas ronib tavaliselt. Täpselt, et nüüd nii ongi, ise lähen võib-olla metsa istutama järgmisest nädalast, et see nagu juhtus, et. Ma olen Kristoga ka vaatanud erinevaid pakkumisi, et praegu põllumajanduses on hooaja algus on ju. Täpselt. Ja kui tavaliselt need tüübid olid kuskil Ukrainast või kuskil mujalt on ju. Tead, hakkas küsimusi tekkima, kui raske on tegelikult selle lüpsmismassina lehma külge kinnitada on ju. No, see lüpsmise teema nagu tundub juba veits nagu liiga crazy võib endale ka. Mulle just meeldib selline, et kui ma lõpuks selle töö ära teen, siis ma võin 10 aasta pärast sealt mööda sõita ja olen, kui ma istutasin selle metsa. Et see pakub mulle see, kui ma viskaks mingit virtsa kuskilt välja, siis ma tõenäoliselt ei läheks järgmine aasta ja vaataks, et oi, näed minu ilus kõredi sitaungus ja loovitud. Et nagu seal on mingi vahe sees, et võib-olla päris sinna veel ei läheks, kui on võimalik. Aga mida sa tead? Me ei tea, kaua see pull kestab, et lõpuks. Esiteks ja teiseks me oleme seda juba arutanud ka, et asi ei ole isegi selles, et lähme nüüd mingi maasikaid korjama või lehmi lüpsma on ju, vaid selles, et sul on terve valik erinevaid võimalusi, mida sa nagu tavaolukorras nagu never ever ei teeks on ju. Ja see on just kui mingisugune teine kogemus, mis minu arust natuke rikastab kogu sinu elukogemus on ju. Et ma ei taha nüüd öelda, et see oleks mingi Discovery Channeli, mis see oli, Micro Dirty Jobs asja moodi on ju. Samas mul on korduvalt huvitav olnud, et nagu kuidas näiteks, ma ei tea, McDrive'i õinevahetus oleks teha või midagi, mida sa pole valmis tavaelus teha on ju. Et ilmselt see olukord on praegu selleks, et katsetada. Mida sa sellest arvad? Ma arvan, et see on väga õige point. Ma arvan, et see ongi see point, et täna ongi selline eriolukord on ju, kus tulebki nagu selles mõttes nagu veits nagu loobuda oma mingitest põhimõtetest ja võib-olla arusaamadest ja olla mitte nii valiv on ju ja olla mitte nii kriitiline ja endast kindel. Chill Winston on ju. Vaid pigem nagu see, et ma ei tea, ma võin seda proovida, et ma arvan, et need inimesed leiavad, et tegelikult palju ongi see ei proovi olla majanduslik nagu võit, aga nad leiavad mingid teised võidud on ju. Ja lõpuks nad ütlevad, et ma ei tea, minu jaoks oli see võib-olla isegi nagu hea aeg. Et aga need inimesed, kes ma arvan paaniliselt praegu proovivad oma tavaelu kuidagi hoida, nagu neil alati on olnud nagu see sidrum, mis neil alati kõige rohkem maitsenud on. Et siis neil on keeruline, see teeb nagu raskeks, ma arvan, selle olukorrana. Mis sinu isiklik prognoos on selle kohta, et kuidas meie tarbimisharjumused välja näevad mingi 2 kuu pärast? Ma ei kujuta ette, see lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kui kaua meil nagu meie liikumist niimoodi piiratakse, eks ju. See on nagu ütleme niisugune esimene asi, mis peab ära lõppema ennem, kui me saame rääkida mingite järgmiste asjade lahendamisest, eks ju. Et ma arvan, et meie maailmas ka paarimaailmas usaldus on nagu tohutu teema, eks ju, turvatunne. Sa võid ükskõik lahedat paari teha, aga kui inimene tunneb selle ebaturvaliselt, siis ei ole vahe, mis sa seal pakud või mis seal toimub, sest inimesel on halb. Et
kuna meie külalistele see turvatunne tagasi tekib. Et me võime öelda, et te võite nüüd kõik kokku saada, aga kõik on nagu, ikka veel leid soota. või nagu, seal tekib mingi, see teine asi on, et eestlased just hakkasid natuke kallistama. Ma arvan, et see on jälle päris kaua, laavad maa selle kohe, ei ole vaja, ei tea, mingi mooduvärk. Et mingid asjad, ma arvan, kestavad oluliselt kauem kui see liikluspiirangud. Kindlasti, see jääb meile nii kauaks meelde, ma arvan. Ja ma ei kujuta ette, et siin arutasime, mõtlesime, et okei, kui liikumiskeel peaks nagu 1. maist maas olema, no ma ei usu, et isegi 50% meie tavakülalistest oleks siin. Ma kardan ka, et need numbrid jäävad suht madalaks nagu, et see võtab nagu aeg ja see usaldus. Ja teiselt poolt ongi nagu, ma arvan, et juba sellepärast me peamegi täna mõtlema rohkem nii, et nagu, et kuidas me selles olukorras elame ja mis me nagu edasi teeme, kuivõrd selle peale, et varsti on nii tagasi nagu oli. Et seda ei juhtu enam nagu nii mitte kunagi. Et ärme proovi seda taastada, vaid proovime nüüd nagu siin elada ja siis loodame, et siit saab elu ju ainult paremaks minna mingis mõttes. Et kui meil nagu mingit sõda nagu siia peale ei tule. Selles suhtes, et rääkides sellest olukorrast üldiselt, kas me oleme praegu selle nagu nii-öelda tipus või ei ole veel? No tõenäoliselt ei ole, ei, ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et see ikkagi läheb kehvemaks nii kaua, kui meil on liikluspiirangud. Nii kaua läheb kindlasti nagu kehvemaks. Ja riigi seisukohalt ka, et kui numbrid kasvavad, ka nemad hakkavad järjest rohkem mingisugused piirangud panema, sest nad peavad nagu kogu aeg midagi rohkem tegema, kui olukord läheb järjest halvemaks, eks ole. Õnneks vist viimase nädalaga ei ole see olukord väga palju halvemaks muutunud või? Ma lõpetasin nende numbrid vaatamise mingi nädal tagasi lihtsalt. Põhjus, miks ma küsisin, sest ma ei tea ka. Ma nagu suurusjärgus, ma tegelikult paar päeva tagasi kuulsin seda total surmade arvu üle pika aja ja see oli päris palju kasvanud, sellega ma kuulsin seda eelmine kord, kus oli alla 25 ja siis nüüd see oli 46. Et see on nagu päris palju muutunud kindlasti. Eestis on mingid surnud, eks ju, 4 oli ka vist neid tollel päeval, ma ei tea, mis täna seis on, aga ma veits lõpetasin ära selle, sest ma ei näe, et see tegelikult aitab mind või pigem ajab närvi. Et see ei ole nagu, jah, minu jaoks võib-olla see info nagu, mida ma tahaks nagu iga päev niimoodi tarbida, mis alguses oli teema. Aga praegu nagu ei viitse enam. Okei. Sa suhtled ja töötad päris paljude inimestega, kes on nii või naa baarindusega seotud, on ju, et kas, ma ei tea, baari omanikud või baarmanid või tarnijad, on ju. Minu küsimus on sellest, et kuidas ennast Vanalinn tunneb praegu, sest näiteks olles siin Kaifis, mere ääres on ju, me teame, et siis, kui me 3 kuud avatud olime, arvan, et hea 90% külalistest oli kohalikud, on ju. Et me ei sõltu nii väga turistist, eriti Soome turistist mitte, on ju. Et on sul mingeid kuulujutte ja #4 tead uudiseid Vanalinnas, mis seal toimub? Selles mõttes nii palju, kui mina tean praegu just tarnijate, kellega ma olen suhelnud, nemad saavad selle info, ma arvan, kõige nagu esimesena, et kas keegi on päriselt need uksed kinni pannud ja ei mõtlegi neid enam lahti teha. Et seda ei ole täna juhtunud teadaolevalt veel. No jaa, aga me oleme 2 nädala kaugusel alles 4 ees. Eks see kriitiline aeg on nii palju ka, kui ma olen restoranipidajatega nagu just rääkinud. Mai. Ja see ei ole nagu kõik saavad aru, et see ei tulegi paugu pealt, see ei ole see mai, mis oli eelmise aasta mai, aga et siis nagu võiks rahvas liikuma hakata. Et see mai on nagu see hetk, et siis vastavalt kohtadele, eks ju, et kellel piisab võib-olla seal paari inimese koondamisest, kellel piisab millestki muust, on ju. Et lõppkokkuvõttes ka ärimehed, kes on nagu välja öelnud, et ma lihtsalt pakin selle koha kokku, panen selle kuhugi lattu, kus on 100 € kuus üür ja teen selle lahti, kui ma jälle saan, on ju. Mis tegelikult on ka loogiline, kui sa mõtled, et su üür näiteks kuskil Vanalinnas ongi sul mingi 5000, 6000 pluss jutud, on ju. Et mõistlik mõte tegelikult. Eks siis hakkavad need maikuus hakkavad sellised otsused sündima, kes kuidas seda nagu lahendama hakkab, on ju. Et saab olema nagu jälle
huvitav aeg, eks ju, kõlab nagu võib-olla natukene understatement, aga huvitav. Aga noh, see on see olukord, et ja ongi, tahaks aidata, aga mis sa teed? Mis sa teed, kui terve valdkond on pausil praegu? Täpselt, et väga keeruline olukord selle sektori jaoks. No okei, aga küsimus on õige, mida teha? Ja. Et kui te olete juba omavahel seal kas või EBA juhtkonnaga rääkinud, on ju, mis need järgmised sammud on, nii kaua, kui me oleme lukus omadega? No täna nagu päriselt sellised tõelised sammud nii-öelda äriliselt, rahalises mõttes ongi siis need riigi toetused, mida kohe esimene, see oli nagu üks esimesi asju, mis ma tegin selles eriolukorras oli see, et ma astusin EBA-ga EHRL-i, Eesti Hotellide Restoranide Liidu liikmeks, mis on siis juba palju suurem, palju nii-öelda rikkam organisatsioon, kuna see juba koondab ettevõtteid. Astusime siis nende liikmeks, läbi nende siis oleme seda majanduspaketiga tegelikult algusest peale nagu nii-öelda kaasa rääkinud, seal olnud, selle info juures olnud ja nüüd see ju peaks siis järgmisel esmaspäeval nii-öelda selle keskkonnana avanema, kus siis kõik saavad oma nii-öelda majandustulemused eelmisest aastast, oma praegust olukorda, kõik selle sisestada, vastavalt sellele saavad siis riigi toetus. Et noh, see on nagu, see on, ma arvan, nagu reaalne asi, mis on mõeldud 2 kuuks. Et kui see asi 2 kuud nagu ja see on läbi, siis võiks olla täitsa nagu okei kõik. Aga noh, see on ikkagi, et toitlustusäri on ju selles mõttes cashflow äri. Kellegil ei ole siin kontodel suuri summasid, eks ju, et sa tegelikult opereerid sellele raha, kus sul on, sul iga kuu jääb natukene üle. Lõppkokku võttes seal omanikud kasum 7% on väga äge tulemus. On väga äge tulemus. Pigem omavahel rääkides see on mingi 4-5. 5 on niisugune ehk mis on lihtsalt sellest numbrist välja on see, et kui me saame nüüd 70%, siis me tegelikult on ikka -20 pluss midagi, et ta on ikka raske. Et ta on ikkagi sul korralik protsent kogu ettevõtmisest, et see ei pruugi eriti uued kohad, see ei pruugi üldse lihtne olla. Ikkagi on ju, rasva ei ole, see on raske. Jaa, aga uute kohtade puhul, kelleks on ka film tingimata, on ju. Minu arust päris tähtis praegusel ajal on püsida nii-öelda lainel ja olla kogu aeg inimeste silmi ees. Et kui me pakiks praegu oma asjad ja istuks kodus, on ju 2 kuu pärast keegi ei tulekski selle peale, et selline koht nagu Kaif eksisteerib, on ju. Ja seda me oleme soovitanud kõigile, kes just alustas, et nagu never ever stop, eriti now, on ju. Eriti praegu. Ja vaatame, päris põnev, huvitavad ajad on ju, kui mitu korda me oleme viimaste aastate jooksul kuulnud oma joogi kohta, et kui külaline on mingi väga huvitav joog. Ja praegu sa vaatad niimoodi aknast välja või vaatad enda raamatupidu eest korraks ja sa oled mingi väga huvitav aeg on kätte saanud, on ju. Aga noh, võrdlemisi, noh, okei, me oleme väike äri, väike üleüldiselt nagu väikse struktuuriga ja nii edasi, et meil on võrdlemisi lihtne on see. Mõned restoranid on siis restoranigrupid praegu. Jaa, absoluutselt. Rääkisin hea sõbra Joel Ostratiga, kes isegi, ma arvan, ei tea, kui palju tal täna enam restoran on väga hästi, et küsisin ka talt, et mis ta arvab ja mis tal nagu olukord on, eks ju. Eks tal on täpselt sama olukord, et mais tuleb väga kohapõhiseid tegelikult otsuseid hakata tegema ja vaatama, et kuidas edasi ja loomulikult on prioriteet töötajaid alles hoida, eks ju. Prioriteet on, eks ju, mitte nagu selles mõttes minna ka nagu see, et tuleb pildis olla, aga mitte minna nagu kuidagi labaseks või jahuraks, eks ju, et teha ikkagi seda nagu mida see tavaliselt ägedalt, nagu normaalselt, nagu endale iseloomulikult ära, et mitte hakata lihtsalt nagu igas suunas mingit tormama ja mingi hulluks minema, et see on, ma arvan, nagu üks asi, mida täna päris tihti näeb nagu kuskil sotsiaalmeedias niimoodi, et nagu inimesed kuidagi lubavad endale nagu väga nagu
jaburaid asju mingis mõttes, et eriolukord, et eriolukord, et see, mida inimesed suudavad nagu genereerida selles. Jaa, sa teed Face'i lahti, hakkad seda scrollima ja sul on lihtsalt nagu iga postitusse peale unfriend. Kõik on mingid ilged teadlased ja spetsialistid. Diivani analüütikud. Ja mingid psühholoogid ja sotsioloogid ja politoloogid, et väga crazy nagu. Inimesed on nii palju vaba aega, et selle kõigega tegeleda. Jah, et ongi, telefonikõned ongi tunni ajased, see on nii naljakas lihtsalt nagu, see inimesed räägivad täna nagu ükskõik, kes sõbed tavaliselt olid, kuule Taim, mul on praegu kiire siis. Ja see kõned kestsid 2 minutit praegu, no mis teed siis, ma ei tea. Loen kärbseid. Ma teen sama, no mis sa näed seal. Et suht selline, muidugi nagu räägid tõsistest asjadest ka palju rohkem kui võib-olla tavaliselt elulistest, põhimõttelistest asjadest on aga ikkagi nagu kõigil on aega. Aga sellele küsimusele tagasi, et mida te siis EVA juhatusega olete rääkinud peale seda, et teha mingit veebi asju, mis on need konkreetsed sammud, äkki on midagi, olete mingid toetamisest või toetusest mõelnud, sest vaadates praegu laia maailma on ju, seal on mingid baarmanide kommuunid oma vahel seotud kuidagi ja mingid üritavad toetada teineteist või räägivad näiteks tarnijatega või alkotootjatega läbi, et midagigi saada kas finantsiliselt või mingisuguse teenusena või midagi sellist. No rahalisest poolest ongi nagu, see ongi see kurb olukord, et tahaks edeta, aga ei ole, et rahalises mõttes EBA on ka ikkagi ju elabki täna liikmemaksudest ja toetustest ja need toetusi ongi meil täpselt nii, nagu sa enne ütlesid, see on MTÜ, eks ju. Ehk siis meil on see, et tegelikult täpselt nii palju, kui mingi aasta saame, see kulub nagu ära selleks, mis me teeme ja seal ei ole sellist raha, et me nüüd võiksime mõnele baarile öelda või veel mingile suurele hulgale baaridest öelda, et näed, et me maksame nüüd siin midagi kinni. Lihtsalt ei ole sellist ressurssit kahjuks. Ja UK-s, eks ju, tehti siuke äge mingi foundation, kuhu põhimõtteliselt sai nagu annetada siis Inglismaa baaride heaks, eks ju. Diageo tegi oma, eks ju, koolitus ja mingi toetusega sellega seotud kuidagi mingi paketi on. Et sellised asjad on nagu kokku pandud küll, aga seal ongi see vahe UK alkoholiturg, eks ju. Versus meie oma, siin ei ole nagu see ei ole mõistlik võrrelda. Üleüldiselt, kui me räägime UK-st, siis baar või pubis, seal on nagu suur osa kultuurelust, et inimene lõpetab oma tööpäeva, kohe liigub ühele õllele. No ongi, et see turg ja see kultuur ja see olulisus, seal keegi, nagu meil on ikkagi alkohol on üldse selline, ei ole nagu mingi teema, millest keegi väga avalikult sõna tahaks võtta ja ütleks, et tegelikult näiteks hea kokteili joomine õiges kohas on tegelikult jumala hea mõte ja jumala okei. Keegi ei kanna seda message'it, et ärme mitte see message, et jooge vähem, vaid nagu minu arust see message võiks olla jooge paremini. Et siis on kõik tegelikult fine, et seal on see olemas. UK-s on väga olnud, kõik nagu teadvustavad seda, kõik saavad aru sellest, et hea mingi gin tonic peale rasked tööpäevad, I need it, ära nagu jevi sellega vaata. Ja sealt tulenevalt ka tekib kohe see, et see toetus on hoopis teisel level, et inimesed elavad kaasa sellele oluliselt rohkem. Ja inimesi on vist rohkem ka. Inimesi on nii palju ja meie kultuur on ju nii noor võrreldes sellega, mis seal toimunud on, et Eesti restorani kultuur võib-olla ongi aastast 1994. Oleme ausad, et ennem seda olid meil ju sööklad ja igas linnas 2 mingit kohta, kus keegi sai käia. Täna see, mis toimub, et meil on nii palju toidukohti, kohvikuid, ägedaid baare ja me teeme maailma tasemel kokteile ja sööke. See ei ole mingi asi, mis on kaua aega olnud. Ehk ta ei ole väga suur osa veel sellest ühiskonnast, eks. Ja see osa inimesi, kes pidavalt väljas käib, on ka pigem väiksem on ju, et lihtsalt nii ongi, et selles mõttes on need teised olukorrad, et EBA-ga selgust ongi see majanduslik poolelt on nagu väga keeruline, see EHRL on see üks majanduslik nii-öelda ots, kuhu me nagu võimalikult nagu kiiresti tahtsime saada ja saime ja ma loodan, et sealt laheneb paljude jaoks ära midagi. Ja ma ütlengi, et ega sealt edasi ongi sellised, tahamegi pigem selliseid tutvustada oma liikmeid, tegeleme oma kodulehega, et see nagu uueks freshiks saada, tegeleme oma koolituskeskuse koolituste sisudega, sinna uut nii-öelda raamatut ja tegelikult käib ka nii-öelda siis maailmaorganisatsiooni tasemel, mis on siis IBA, eks ju.
käib praegu väga tõsine, kuna see canceldas siis ära kõik alkoholivabad ja alkoholiga maailmameistrivõistlused. Millal see pidi mais olema, on ju? See pidi olema nii, et juunis pidi olema siis alkoholivabad maailmameistrivõistlused ja septembri lõpus pidid olema siis MM ehk siis alkoholiga maailmameistrivõistlused. Et need mõlemad kankel on ju. Mõlemad on kankel ja Tallinn Cocktail Week kankel. Tallinn Cocktail Week eile saatsin just kirjad välja nagu just toetajatele ja praegu teeme Facebooki ka väikse kujunduse, et paneme augusti viimasesse nädalasse praegu. Et ei pane cancelisse, et paneme augusti viimasesse nädalasse. Et see info ei ole veel väga nagu välja läinud, seda me hoidsime päris pikalt, nagu ei tahtnud seda otsust ära teha. Aga nüüd siis selle nädala alguses just mõtlesime, et see tundub nagu praegu tegelikult jumal okei aeg veel. Et tegelikult tahaks ju anda ka, et see saaks olema selline lahe nädal kutsumuks külalispaari. Ja mitte selle message'iga nagu, et meil oli just kõik nii tuksis, vaid nagu selle message'iga, et meil on mingid lahedad õhtud, meil on mingid lahedad tegevused on ju ja võib-olla tegelikult augusti viimane nädal kõlab hästi ka. Et inimesed on maalt juba tagasi, lapsi koolis ei ole veel. Kõik teavad, et varsti on närviline aeg ees ja võib-olla ongi parem mõneks ajaks välja minna. Emad ei seda ka. See plaan oligi, et Tallinn Music Week toimub ka samal nagu nädalal, mitte et meil oleks täna mingi corporation kokku lepitud, mis võib-olla äkki mingil määral saab juhtuda. Aga lihtsalt, et tegelikult hea muusika, head kokteilid on make sense. Ila hakkab jooksma kohe. Aprilli alguses siin mõeldes sellele. Kui veel ei tea, kaua peab siin lukus olema. Okei, jaa. Tegelikult väga mõnus point, et praegu on väga hea aeg, nagu rääkisime, katsetada midagi, mida sa poleks nagu ever teinud, on ju. Või siis teha midagi, mis oli kogu aeg kuskil kuklas olemas ja sa lükkasid seda kogu aeg edasi, on ju. Nagu ka meie puhul see veebikeskkond, mida Kristo nüüd mingi nädal aega kokku ehitas, on ju. Me mõtlesime sellest juba novembrist alates, on ju. Et okei, meil on nii pood olemas, et tegelikult oleks võinud pildis olla, kuidas seda teha või ei tea, äkki peab kedagi palkama, ei ole vahendeid selle jaoks praegu. Palun. Tehtud. Anti pähe korraks plants ja asi on väljas ja see on ka põhjus, miks meil Kristot kaasa ei ole praegu, sest toimetab ja keegi peab tööd ka tegema, et tootmine on täies hoos ja eks näis, kuhu see välja kasvab, on ju. Keegi, ma mäleta, kellega ma rääkisin paar päeva tagasi, küsis nagu, kuidas baarmanidel läheb üldse praegu. Ja ma sain aru, et mul ei ole vastus, sest ma pole nagu rahvaga väga suhelnud, sest olin nagu niivõrd full in sellega, et nagu kaifi olukorda parandada. Mida inimesed teevad praegu? Mida meie kolleegid teevad praegu? Ma arvan, et see on väga personaalne. Ma arvan, et see on väga erinev. Aga mis on seal nagu haigla keskmine palavik? Ma arvan, et päris palju üürikortereid jõudis turule tagasi ja ma arvan, et päris paljud veedavad tõenäoliselt aega vanematega kuskil maal ja kodudes. Et ma arvan, et see on nagu siuke väga tõenäoline nagu mingi stsenaarium, et ollakse kuskil rahulikult ja vaikselt ja mängitakse PlayStationit ja proovitakse ka ära oodata või samamoodi otsitakse mingeid uusi väljundeid, kus saaks kas või aega kulutada või veel parem saaks mingit võib-olla raha teenida. Et selles mõttes ma arvan, et see on midagi sellist. Tõenäoliselt kõigil on lihtsalt mingi puhkust, mida natukene oli kõigil vaja ka. See on hea point, kus juures ma ei ole seda mõelnud, teades enamus meie inimesi graafikuid. Tööd on tegelikult palju tehtud ja päris pikalt, et... Esiteks on töö, see füüsiline töö, mida sa teed. Teine on see, et eriti need meist, kes töötavad natuke kauem sellest valdkonnas, nagu kui palju ennast sa oled nagu inimestele ära jaotanud viimase aja jooksul. Et sul ongi võib-olla hea praegu metsa minna ja nõgesid süüa ja karulauku otsida ja kuusevõrsid võtsida kuskil metsa all. Et see on tegelikult mõnus, see toob selle keskmise nagu tagasi. Et kui sa väga kauaks ja Tallinna ööellu jääd, siis mingid asjad nagu lähevad minu jaoks nagu veits paigast ära, et vahepeal on vaja minna maale ja tiigiveega ennast pesta ja kuskil metsas jalutada ja siis on jälle kõik fine. See on point, jah.
kui me Kaifi avamisega tegelesime, see on novembri ja detsembri algus on ju, siis ma pärast korra istusin, mõtlesin, et nagu okei, mis oli minu liikumine viimase 5 nädala jooksul. Ja minu liikumine oli Kesklinn, Põhja-Tallinn, Kristiine, that's it, 6 nädalat. That's it nagu. Nii kahjuks läheb, noh. Ja siis sa mõtled nagu 6 nädalat oma elus, ma olen nagu nii väikses ringis olnud ja pole jõudnud kuskile välja ka. No ma ei tea, kas te Tartut tunnet, aga kui ma Tartus veel elasin ja töötasin, siis minu nali oli see, et Kaubomaja taga on maa. Et ma elasin vanalinnas, töötasin vanalinnas, kõik sõbrad olid vanalinnas, kõik peod olid vanalinnas, ehk siis kui juba Kaubomaja taha saatsid, siis see on juba väljasõit, noh, see on juba maale minek. Et selles suhtes nagu tean väga hästi seda tunnet. Ja ma arvan, et see juhtub paljudel, kes sellesse maailma nagu nii-öelda ära upuvad ja sinna jäävad, et see käib iga päev, see on kogu aeg nii lõbus, nii elab, nii palju inimesi, eks, nii palju tegemist. Et sa unustad ära mingid asjad. Ja siis ühe hetkel sa leiad need uuesti ja oled nagu what? Wow. Mis? Kus ma on? Vaata, nagu ärkad veits uuesti üles, unestad mingi okei, see on ka ju asi. Väga cool, jah. Aga mida sa oleks, ilmselt meid loodetavasti vaatab meie baari kommuun ka ikkagi. Loodame, olge tublid, vaadake seda. Et mida sa soovitaks praegu? Et meil on ilmselt vähemalt 6 nädalat suhteliselt vaba aega. Et mis tegevust võiks leida? Ma arvan, et üli palju nagu tegelikult võimalusi, mida selle kõigega teha. Et tegelikult nii palju aega ei olegi nagu olnud mingis mõttes inimesel vist niisama. Aga kui baari peale mõelda, siis tehke fleeri trennina. See on teema. Eriti need, kes baaris ei tööta, fucking võtke need videod välja, tehke fleeri. Järgmine kord saate sõpradega kokku kuskil. Ma arvan, et see on teema, et see on päris palju aega, et seda teha. Ja teiselt poolt ma ütlen, et enda kulud tuleb nagu maha saada. Et kõik nagu mõttetud asjad tuleb, täna elu on selles olukorras, et luksuskaubad on luksuskaubad nagu, et ma nagu soovitan inimestele proovida jõuda selle asja lõppu nii, et nad ei oleks miinuses, vaid nad oleksid nullis, et see on nagu suur vahe. Kas sa selle stardi saad pärast, see stardipositsioon nagu muudab päris palju lõpuks, et soovitan soojalt mitte nagu ala võtta praegu laenu selle mõttega, et kunagi läheb ju kõik jälle korda ja siis ma maksan selle ära, et sellega nagu lõikab endale tõenäoliselt nagu näppu päris korralikult, et ma soovitaksin väga-väga tõsiselt mõelda selle peale, et kuhu raha läheb ja tõmmata nagu kogu see asi nii väikseks kui nagu võimalik. Kui me räägime, see on väga hea point, kui me räägime keskmisest baarmenist, on ju, tavaelus, tavaolukorras, kuhu raha läheb? Me oleme kõik seda elu elanud ja kuhu raha läheb? Kuhu raha läheb on... Sest raha on nagu baari töö eest, olgem ausad, raha on ok. Eks see on võrdlemisi ok. Kellel kuidas on ju, aga jah. Aga minu jaoks on nagu see, et raha kõige rohkem ikkagi lõpuks läheb su eluasemesse. See on nii on ju. Ja kui sa võtad mingi Tallinna üürika, mis üüriturg oli paar nädalat tagasi, täna on väga teistsugune üüriturg. Isegi miks ma Tallinnas olen, on see, et panna oma korter Airbnb-sse ja loota, et kellelgi on vaja kodukontorit või karantiinikorterit või midagi sellist. Et lihtsalt saada ka seda kulu nii maha kui võimalik. Tead mida? Fuck it. Paneme selle video kommentaar, tähendab lingina alla, vajutad seda 3 nurka ja seal on Taavi Airbnb link olemas. Awesome. Võtke selles mõttes, tehke bronne, jumala, mul on nagu täpselt see plaan, et miks ma seda teen, on see, et saada mõne kulud nulli, mul ei ole seda stressi, ma ei pea ootama, mul ei ole mingi laenumakse, mida ma tõstan käed üles, ütlen kogu, ma ei tea, mis saab kuid. Et selles mõttes... See on kuskil siin samas ju. See on täpselt siin samas. Fancy's Kalamajas ja... Fancy's Kalamajas, kõik on nagu mõnus ja kõik on olemas ja Stiina aitab mind sellega ja Stiina on väga tore näiu, ma arvan, et lihtsalt juba temaga kokku saamine on juba lõbus. Saab nalja alati.
All right. Nii et täiendame ennast, loeme raamatuid ja võib-olla mitte paarindusega seotud raamatuid. Tõenäoliselt mitte. Ise olen praegu Arvo Pärdi 2 heli vahel. Soovitan lugeda, kellele meeldivad ägedad inimesed, siis see vend on päris äged elu elanud, et väga hea raamat. Saab palju huvitavad ja originaalsemad mõtted. Simone Camporale ütles seda kunagi masterclassil, vist Tokyos olime MM-il, kui ta ütles, et kõik te, kes te tahate paarinduses revolutsiooni teha, te ei tohi lugeda ühtegi paarindusamatut. See on mõttetu, kui sa tahad näha ägedaid asju minu kunstimuuseumisse. Et ma olen täiega seda asja nagu hoidnud mingis mõttes. Nüüd ma olen paar raamatut lugenud lihtsalt nagu, et vaadata, et kui puitu ma olen pannud, aga väga ei olegi. Kui puitu pannud, millal? No, et mingid nagu teadmised on sellised, et kas nad on nagu, kas see oli alguses ka nii või kuidas see algas tegelikult või miks algas. Et Jerry Thomas näiteks, lihtsalt tema nagu raamatu lugesin nagu lõpuks niimoodi läbi, et ma nagu töötasin nagu läbi seda, et mis sellest tehti. Et selles mõttes mõned on võtnud. All right, mis su enda plaan on? Me rääkisime teistest ja soovitustest ja mingid targutasime ja tegime oma diivani analüütikute osa. Mis teed? Minu enda plaan on sõita tagasi sinna Lõuna-Eestisse, kus ma tegelikult juba 14. märts sõitsin ära, tulin üleeile korraks tagasi, tehagi paar asja veel ära. Nüüd ma lähen tagasi sinna. Ma ei usu, kui mul ei ole mingit konkreetset põhjust, ma ei usu, et ma Tallinnasse tagasi olen enne sügist. Et suvel ka mitte või? Suvel kindlasti mitte, ütleme nii siis. Et Tallinn suvel ei ole nagu, ma ei ole aastaid siin elanud suviti. Minu jaoks selles mõttes on naljakas see olukord, et eelmine aasta ma samamoodi elasin maal mingi pool aastat. Tegelikult ma teen seda sama põhimõtteliselt see aasta. Mul lihtsalt too aeg algas paar kuud varem. Et mul on nagu selles mõttes, ma ütlengi, et minu enda elu on väga fine kõik. Et ma saangi seal olla, kus ma tahan olla, saan teha neid, mida ma tahan teha. Ja lihtsalt lahe on see, et mu sõpradel on ka sama palju vaba aega, kui mul on. Et eelmine aasta ma lihtsalt ainuke totakas vend, kes lihtsalt kolmapäeviti nagu kõiki sauna kutsus, siis nagu nüüd on see fine, et meil on seal paar talu nii-öelda suhteliselt ühes puntras koos, kus kõik tüübid ongi nagu karantiinis. Ehk siis meil ei ole kellelgi nagu välismaailmaga kontakti ja siis me tripime sealt ühest majast teise ja teeme sauna ja mängime Place'i ja. Kas seal on rongijaam ka kõrval kuskil või? Rong väga lähedal ei ole, aga mitte ka ütleme 10 kildi kaugusel on. Et meil on seal siuke artistid. See kõlas nagu kutse praegu. Meil on, jah, täiega, sa oled kutsutud absoluutselt, et ma olen ka teistele ütlenud, et ma olen seal ja kõik on oodatud, et tegelikult ma ju tahan ka inimestega suhelda, et see maaelu selles mõttes on see, et ma alati ootan sinna külalisi. Okei, sina kui fancy Kalamaja korteri hipster omanik on ju. Nii. Sa lähed maale, mis on su igapäevased tegevused? No maaelu on selles mõttes ülilihtne, et seal võtab söök hästi kaua aega, nii et selle peale lähen, ma arvan, üks pool minu päevast nagu söögi tegemisele. Läheb söögi tegemisele lihtsalt, see on kõik elaval tulel alati ja sa kütad ahju on ju? Ahjud, pliidid, grillid, et seal ei ole ühtegi muud võimalust söögi saamiseks ja see on nagu maa koht, mitte see on mingi nagu maa koht, jah. Mitte mingi, mis nutika maja värk, kus iPadiga paned huum kerise käima. See on mu vanavanemate talu, et see maja on üle 120 aasta natukene vana. Et selles mõttes on ta nagu natuke freshiks ka tehtud, et ta ei ole päris nagu mingi Vene ajal pandud elektrijuhtmetega, aga samal ajal on ta nagu väga lihtne. Et siis ongi see söögi tegemine nagu tohutu osa. Mingid päevad, mis isegi nõudepesumasinad ei ole. Isegi nõudepesumasinad ei ole. Reaalselt. Ja ma ei kasuta enam ka muidugi plastiktaldrikuid ega ühtegi sükest asja. Kõik on ikkagi nagu legit öko, kõik on nagu super öko. Ja see ongi mõni päev ma teen seal arvutis nii-öelda tööd, ütleme siis, kutsume seda nii on ju. Mingeid asju. Ja siis mingi teine päev ma teen kuskil metsa all või hoovi peal mingid tööd on ju.
et sõidin võsa vastu või mingid taristutööd või? Mingid sellised asjad on ju. Ja siis ongi nagu kas siis meelelahutus on lõkke tegemine või saunas käimine, et umbes nii ta läheb, et siis ongi nagu päev läbi. Ja hakkab vaikselt nagu idüll tundma juba. Suht idüll ta ongi, eks ma sellepärast seal nagu meeldibki chillida ka on ju. Et see ongi ja see on nagu lõputu selline oma ruum, et seal ei ole ühtegi nii-öelda silmaga nähtavat naabrit ja saad seal ennast nagu ja enamasti oled täitsa üldisel? No ei ole, ma arvan, et ikkagi nagu enamasti on seal olnud nagu võib-olla keegi veel nüüd selle isolatsiooni aja ma olin küll seal täiesti nagu oma peal terve aja. Ainukene nagu esimesel hommikul oli see, et mu isa oli sealt läbi sõitnud, mu ema oli sealt läbi sõitnud ja vist mul teid süüa selle värki? Mees oli läbi sõitnud sealt, ega nagu kõik, kes tõi sae, kes tõi trimmeri, kes tõi loomaliha, kes tõi leiba ja ühesõnaga nii palju sealt inimesed ühe korra läbi sõitsid, viskasid mulle mingi hunnik asju ja siis oligi kõik noh. Kas on pood ka olemas? Seal on tegelikult pood olemas, aga see on praegu puhkusel ma võtsin isegi sulli välja, et ma saaks seal ainult sulli business käib seal muidugi ja seal isegi tuled, see on hea pood selles suhtes, et kui sinna lähed, siis tuled on kustu ja siis kui sa tuled, siis ta tuleb põlema, siis ta hoiab raha kokku. Et selles mõttes niisugune naljakas pood. Kas on see pood, kus on nagu mingi maja ja maja teisel pool on mingi poe osa? Jah, põhimõtteliselt jah. Et niisugune väike asi. Aga ma ütlen, mul ei ole seal tegelikult vaja poes käia. Et meil on Intsutalu tomatid on nagu ühed naabrid, Andre talu juustud on teised naabrid, vanaisa käest tuleb kartul ja lihatööstuses on nagu liht. Ja siis ma olengi ka... Karulauku kasvab metsas? Karulauku kasvab, praegu tuleb, see on nagu parim asi on ja praegu saab ka nõgesid süüa, et soovitan nõgesid ka süüa inimestel, see on mega teema. Praegu saab, see on ainult praegu business, et noored esimesed nõgesid, mis tekivad, neid saab süüa. Tundub kaif. See on kaif jah, see on väga kaif noh. Kellel on võimalus praegusel ajal maale minna, minge sinna, tunneta nagu paremini, sest sa tuled, see jama lõpeb ära ja sa oled parem inimene. Sa ei ole kindlasti esimene inimene, kelle käest ma kuulan seda ja ma ei tea, vähemalt minu Facebook feed oli seda hashtagi tagasi maale täis on ju. Siin on küsimus lihtsalt, kas see on nagu tahtlik minek või see on lihtsalt olukorra pääsmine, et sa ei pea mingi hulluks ennast matma. Sest olgem ausad, et viimase aja kas või üüriturg või korterite hinnad. No müüa ei tasu praegu. Ei, müüa kindlasti mitte, aga samas mingi 400-200 ruutmeetri eest Tallinnas. Maailmas on juba väga palju kohti, kus saab nagu võrdlemisi paremaid tingimusi, kas või looduse ja kliima poolest on ju. Absoluutselt. Täiesti nõud, Tallinn ei ole odav koht, kus elada. Ammu enam mitte on ju. Kui sa käid Viinis nagu pidu panemas ja saad aru, et gin-toonik maksab seal vähem kui sul, siis on nagu imelik veits ja mõtled, et see on põnev point. Ma olen aastal 2010 aasta aega elanud Amsterdamis ja see oli nagu whatever, kui kallim kui Tallinn, nagu whatever. Ja siis paar aastat tagasi, mis oli mingi 2018 või 17, läksin sõpradega Amsterdami nädalaks ajaks on ju. Ja nad kõik mu sõprust on mäletab sellest, ma rääkisin, et nagu jube pekkis väga kallis ja võtke rohkem raha kaasa ja nii edasi on ju. Ja siis tulema check-inime oma Airbnb-sse, mis oli natukene kallim kui Tallinnas on ju, mis natuke kolmandik. Öömine on juba kallis. Ja siis läheme Tales and Spiritsisse, istume maha, tellime joogid, tellime söögid, 9 kesi, palmaarved, 220 €. Ja siis ma olen mingi oot. Ja mis need hinnad olid? Joog 8-9, 8-11 ja toidukord oli ka mingi 8-12 € ja siis oli mingi ega tegelikult ju ei ole. Ja nüüd praegu, kui me käisime enne seda kriisi olukorra, käisime Tenerife saarel on ju. Seal on odavam kui Hispaanias on üliodav võrreldes meiega, oleme ausad. No me oleme Madridis nagu käinud, aga
aga Barcelonad ja suurtes metropolides võib olla nagu no Barcelona on kindlasti odavam, et ikka palju odavam, et see on päris nagu jõhker areng, mis on toimunud ja minu arust kuidagi ebaproportsionaalselt kiiresti, kui siukest keskmist ikkagi palka vaadata, siis ei ole ju tegelikult need numbrid sellised, et see on nagu veider kuidagi. Aga noh, vaatame, mis nüüd juhtub. Lukskaubad on kallid ja me oleme väike turg lukskaupade jaoks, noh, eks seal kõik see mängib nagu rolli tegelikult, et kui rääkida alkoholist, mis liitri hinnast algab Premium Plus ja Lux alkohol sinu arvates? Hinnaga premium taseme mõõtmine on minu jaoks siukene, see on üldse selline turundustrikk, et mis me selle asja hinnaks paneme, sõltub sellest, mis nagu turu. See on nagu 5 times distilled vodka. See on nii haige nagu asi, see on reaalsus, ma tean, sa lihtsalt teed valmis mingi džinni näiteks ja siis sa lihtsalt otsustad hinna järgi, kui premium sa oled. Sa ei otsusta seda selle järgi mõnes mõttes, kui väga see sisu on oluline või see pakend on oluline mingis mõttes. Vaid siis, et see nii utoopiline ka ei ole. Et kui sul on nagu, ma ei tea, 4 botaanikali versus 20, oma hind on ikkagi erinev. Nagu oma hind on ikkagi suhteliselt sama. Selles mõttes, eks ju. Noh, seal nagu need sisulised asjad, mis teevad selle nagu toote oma hinna väga kõrgeks, nii et see tõesti muudab, no aktsiis on nagu suurim hinna osa. Ja siis pakend ja branding ja selles mõttes nagu seal on jah, minu arust, et ma ei oska selle pärast selle hinna järgi öelda, et ma arvan, et on väga premium tooteid tegelikult oma sisu poolest, mis tegelikult on 100% looduslikud, mis on igatpidi au ja armastusega töödeldud ja hoolitsetud, mis müüvad lihtsalt ennast väga odavalt, sellepärast, et neil ongi odav pakend, lihtne turg on juba käes, siis sul ei ole too näide. No näiteks metsmaasika liköör Livikal on päris metsmaasikatega tehtud liköör, mis võiks müüa, ma arvan, kuskil Tokyos 150 € pudel ja olla nagu limited edition iga aasta. Ja me müüme seda siin Soome turistidele laeval mingi 12 € plastimuspudelides, noh. Et selles mõttes, et see on nagu, ma arvan, nagu tihti ka see olukord, et mis sa ise tahad, et sa paned kõrge hinna sellepärast, et sa tahad olla kallis toode. Aga no sest oleme ausalt 45 € ja sealt edasi pudeli hinnaga džinnid ei ole, see hind ei tule oma hinnast sinna. Oleme ausalt, džinn ei ole mitte kunagi nii kallis toota. See tähendab, et viski hind peaks siis olema, ma ei tea, 150. Et see ei ole loogiline. Ja kui sa vaatad täna mõned suured mahuviskid, mis nende hinnad on, siis need on viina lähedal. On jah. Et see ongi nagu, et selle hinnaga sa muudad palju seda oma lukki lihtsalt. Sa lihtsalt ise otsustad seda. Kas ma tahan olla kallis, pean palju tööd tegema, mul on vähe osta, aga kui osta on, siis on džing või ma olen kõigile kätte saada. Aga mille järgi valida siis? Kui sul ei ole kogemus, sa lähed, meiesugused inimesed lähevad poodi ilmselt niimoodi nagu Matrixist on ju, et sa astud sisse, sa oled mingi 100 pudeleid ja sinu Matrix juba jaotab neid mingi 5 tarni vahele ja ongi kõik on ju, et tegelikult valikut ei ole väga palju. Aga inimene, kes ei ole niimoodi brainwashitud nagu meie, kelle jaoks need 400 pudelit ongi kõige erinevad, mille järgi sa valid? Kuulake oma baarmane alustuseks. Selles mõttes, et ega see ongi raske info, milleni jõuda, kui sa ei ole, see ongi see eriala teema, et ma olen baarman, siis see tähendabki, et mul on mingi teatud skillset. Üks skillset on see, et ma suudan orienteeruda alkoholidest teemas, mida sulle ei õpetata otseselt kuskil. Noh, koolis ei räägita ju sulle, et on olnud nagu tunde, ma olen näinud mingi ajalõpikutest, kuidas olla kuidas olla härrasmees ülikooli või mingi gümnaasiumi tund, kus õpetakski jooma sulle, mis jooki, mis ajal, millega. Seda ei ole ju täna sükest asja olemas, ehk siis tegelikult baarmanid on suht viimane koht, kus lõpptarbija võiks saada seda infot, mis on päriselt hea viski, mis on päriselt hea džinn, mis sobib millega. Et ma kindlasti teeksin seda niipidi. Ma olen väga paljud inimeste jaoks see, kes kirjutab mulle pesalis, kuule. Mul on vaja minna sinna, teha seda. Loomulikult ma alati hea meelega nagu jagan seda info. Et selles mõttes ma soovitaks esimese asjana seda, aga üleüldiselt lugege pudelil pakendeid. Pakend on nagu üli hea koht, kus saada nagu mingit infi.
tegelikult, millest on nagu isegi paar minutit tihtipeale ei süvene. Et kui sa vaatad nagu enamustel on, džinnidel on mingid ürdid kirjas, on ju, destilleerimised kirjad, vesi isegi võib-olla kirjas, on ju. Enamasti ei ole seda piiritust, aga noh, see on suht teravili kõigil, on ju. Et selles mõttes vaadake nagu pakendi peale, ma arvan, on nagu mõistlik. All right. Lõpetuseks soovita meile üks koks, mida kodus teha. Mida kodus praegu teha? Jah, olemasolevate asjadega. Jaa, see on, kas see küsimus on see küsimus, kas see laim sidrun on olemas või? Ma arvan, okei, laim võib-olla ei ole, aga sidrun on, ingver ilmselt on, küüslauk ilmselt on, viina ilmselt on, võib-olla mingit veini, mingit spritsi teha. Mina panekski selle sidruni ingveri kindlasti kokku, paneks võib-olla isegi veits mett ka, on ju oleneb, kui väga magus meeldib või ei meeldi või mesi meeldib. Ja teeks selle sihukese uhmriga hästi sodiks, pudiks selliseks korralikult koor ja kõik need eeterlikud õlid jääksid ka sinna sisse. Paneks sinna siis maitse järgina. Ma arvan, et kodus kõigil ongi võib-olla mingisugust, äkki on natuke rummi, võiks olla eelmisest päevast. Võib-olla mingit agaavi, mingisugust asja, mida ei ole lihtsalt, ei ole ära joonud seda, sest tegelikult ei ole veel seda rokki tulnud, on ju, või on seisma jäänud ja kardan seda tekiilat ja kunagi ükski teine sõber ei taha juua, siis ta on seisab, on ju. Et tegelikult ei ole väga vahet, kindlasti ka vana Tallinn, on ju, läheb väga hästi, Ma arvan, et see nagu soovib kindlasti. Kõigil on see üks pudel, millega nad midagi peale ei oska hakata, on ju. Tegelikult see on siuke toode, et mis ma siis teen selle? Jaa, need tooted on tavaliselt mingi ürdiliköör, vanakas. Ürdiliköör sobib mega hästi. Mingi Baileys or something like that. Täpselt, koorekat ei paneks. Ja siis paneks sinna kuuma vett peale, sest jääd ei ole teil nagunii. See on teine teema, mis maal on minu suurim challenge hetkel. Kuidas ma saan selle jääbusinessi seal käima? Sul on sügav külmik olemas selle? Ei ole hetkel, et ongi, et peaks nagu sügavkülmastama mingid vormid ja ma ei tea, plastikut ei tohi kasutada jälle, on ju, vaata, et ma praegu mõtlen läbi seda, et kui nagu maal ikka... Oota, kui sul sügavkülma ei ole? See on nagu, kui ma selle ostan, kus siis ma ikkagi selle jää saan, et siis ma pean mingitesse vormidesse hakkama seda nagu tegema või tegema suurde mingisse kasti ja lõhku, ma ei tea. Kasselehtedest mingisugune dehydrated, wow. See oleks väga huvitav asi, mida sinu käest järgmine kord küsida. Et kuidas jääte tootmine läheb ilma sügavkülmata. Ja ilma joogiveeta. Ja ilma joogiveeta. Kas sul on kaevs ole? Mul on seal 3-4 kilomeetri kaugusel üks allikas, kus ma käin toomas suuremaid koguseid, kui ma juba lähen. Et see on minu joogivesi praegu. Vau, sa tundud väga zen olevat. Ma arvan, et ma olengi arvestades eriolukorda. Et miks nutta? Jah, ei ole mõtet nagu üle mõelda, et tuleb lihtsalt mõelda, mis selles uues maailmas võimalik on ja hakata tegutsema. Ja mõned hakkavad juba tegutsema. Nagu Kaif on ju. Nagu Kaif, nagu meie sõbrad Punch Drinksist, kes tegid meile suurepäraseid jooke vaatides ja teistele tegid ka pudeldatud kokteile ja nüüd Kansti Punch Drink Sanitizer on väljas. Ja muidugi toetame teine teist. Nende link on ka all, et vaadake koos Taavi Tenso korteri kulutuse ja meie enda veebipoega. Nii et mis seal ikka, suur tänu tulemast sulle ja ma pakun, et teeme midagi, mis jääb kõigile meelde, sest see on täiesti keelatud viili praegu. Teeme patsu. Seda ei tee mitte keegi viimasel ajal. Täname vaatamast ja elame selle saaste üle kõik koos. Chill. Ping, 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 ping.